see meil on põder seal keset teed. Tänane saatekülaline on siis põder. Hetkel on ta pepuga minu poole. Sööb muru sealt maast. Või mingisugust kraabib mingit puuaksa. Naljakas, et mul on Diego koer on siin samas, aga tal ei ole õrna aimugi, mis seal eespool toimub. Nii et siis tänaselt ma olen näinud 2 metsist. Olen näinud rebast. Nägin kotkast hästi ligidalt. Ja teine on põder. Graatsiline. Majesteetlik tegelane. Ma loen alati maal käies selliseid märke, et aidata endal paremini mõista oma enda rada ja selle õigsust. Et kas ma teen kõike õigesti, kas ma olen õigel teel. Seal ta on. Ma ei hakka ligemale minema teda kiusama, aga Diego, sina ei näegi üldse, mis toimub. Ta siit niimoodi mõõdetuna on umbes 300 meetri kaugusel umbes. 300, isegi 350. Ja kui ma olin kunagi, äkki ma olin 15-aastane või 16-aastane, kui ma esimest korda jahil käisin. No tegelikult mitte jahil, käisin lihtsalt metsa vahel püssi paugutamas, sest mulle kingiti sünnipäevaks. Ja koolist tulid sõbrad ka, siis läksime samasugusele sihile tulistama ja lihtsalt katsetasime. Et siin kandis kaevati kõvasti välja selliseid teise maailmasõja aegseid nagu luukeresid ja seega relvi ja padruneid. Me saime sellise tõrkega padruneid, mida me siis käisime nagu paugutamas. Ja ühel hetkel tuli täpselt samamoodi nähtavale põder, keda ma siis suurest adrenaliini tulvast nagu tulistasin. Ja uskuge mitte, kui ma sain pihta. Tulistasin teda õlga. Tulistasin teda õlga ja pärast koeraga aeti teda mingisugune 5-6 kilomeetrit, aga kätte ei saadud. Ma ise loodan, et ta jäi ellu, sest ma tegin väga rumala teo tegelikult. Aga ma olin laps, ma ei teadnud paremini. Ja siit jõuamegi, kuna ma nägin põtra majesteetlikult ja graatsiliselt tuleb edasi liikuda, siis ma jagan teile veits. Olen nüüd aasta aega linnas elanud, õppinud, et minu nagu siis, kui nii-öelda süsteem ette näeb kooliaeg, see suht varakult pooleli. Sest ma leidsin, et nii-öelda pidutsemine, tööle minek ja reisimine on nagu palju lahedam. Ja tegelesin sellega. Aga tänaseks päevaks ma siis täna olen ma õpilane. Täna elan ma tudengielu hästi tagasihoidlikult. Kulutused on hästi väiksed ja madalad. Ja loon enda tulevikku. Loon enda visiooni, mida ma nagu nägin. Et enne kui kogu see COVID alguse sai, ma juba teadsin, et see on tulemas. Mitte sellepärast, et ma olen vandenõu teoreetik või midagi sellist. Sellepärast, et ma olen tähelepanelik. Ja see on üks asi, mis tänapäeval on väga vajaka. Inimesed lihtsalt ei pane tähele. Nad ei ole keskendunud, nad ei vaata.
nad lahmivad, lõhuvad, rapsivad ringi. Ja suuresti seda sellepärast, et meil on müüdud seda müüti, et linnaelu on hästi ökonoomne. Kui sa oled linnas, et siis su nii-öelda jalajälg on nagu väike, sest et bussid on ligidal, poed on ligidal, lasteaiad ja koolid on ligidal. Kõik on ligidal. Aga jäetakse märkamata seda, kui suur jalajälg on ise linn, kui palju toodab see tegelikult saastet, missugune infrastruktuur on loodud, missuguseid miljardeid on magama pandud, et meile siis müüa seda ideed, et see on hästi ökoloogiline linnas elada, mis tegelikkuses on täielik vale. Meil on tarbimisühiskond. See oleks just see, et see nagu oleks just see, mida me kõik peaksime tegema, tarbima, tootma ja tarbima. Ja need on sellised küsimused, millega tegelikult inimesed ei tegele iseendaga nagu selliste küsimustega. Nad lähevad lihtsalt kaasa. Ja väga hästi näitab seda see, mis tänapäeval toimub maailmas. Selle kõige kaasaminek. Ja siis neid inimesed, kes nagu näevad ja on ette näinud, neid sõimatakse, sildistatakse lamedamaalisteks ja vandenõuteoreetikuteks ja rumalateks ja lollideks ja veel kotkas. Kotkas tähendab tarkust, kõrgemalt nägevat visiooni. Ja mina olen skorpion. Ma olen skorpionist kõrgemal juba. Ma olengi jõudnud sinna kotka staatusesse. Sest ma näen kõrgemalt ja kaugemalt. Teine veel. Nii et järelikult see, mida ma teile jagan praegult, on ette nähtud. Need on märgid minu enda jaoks. Et see on õige. Vaadake, see on selline hästi sügav teema. Et põhjuse ja tagajärje seadus on üks universaalne seadus, mis... Et sellest nagu aru saada, seda on vaja sügavamalt uurida, selle peale on vaja mõelda, on vaja arutleda, on vaja anda aega endale, et seda mõista. Et alati on mingisugused tingimused nagu ja mingid põhjused kunagi ammu pandud paika, mille tagajärjes me täna elame. Just selline inimeste iseenesest eraldumine. Et näiteks vanasti, kui lapsed siia sündisid, ütleme, et Vene ajal, enne minu aega, siis ma ei ole selle koha pealt nagu mingi hull teadlane, aga lapsed võeti ära sünni hetkel või järgselt vanemate juurest ja nad pandi nagu laste sõime. Mis iganes päevaks, 2 või nädalaks, ma ei tea, kui ta iganes see oli. Aga selle sama tegevusega pandi põhjus paika. Inimestes toimus energeetiline, hingeline, sisemine eraldumine. Sest laps peab olema kohe ema juurest, ta peab olema seal, kus ta tuli. Ja selle tulemusena siis on siis meie vanaemad, vanaisad, emad, isad, kes on eraldunud võrdlemisi maailmast ja inimestest ja ongi sellises konsensustransis, hüpnoosikarpide ees, telekate ees. Ja nemad siis edasi nagu õpetasid ja harisid meid. Nii hästi, kui nad meid nagu oskasid õpetada ja harida. Mis sättis jälle omakorda sellise nagu ratta liikuma, et ka meis oleks selline eraldumine. Selle nimi on nagu kosmiline eraldumine, kosmiline hülgamine sellisest hingelisusest ja vaimsusest. Ja hetkel on toimumas ärkamisaeg. Just meie generatsioon on see, kes peab viima selle nagu maailma edasi.
Aga see on selline suur või võimas ülesanne, et väga vähesed tegelikult tegelevad sellega. Ja need vähesed, kes sellega tegelevad, jaotuvad veel eraldi 2. Ühed teevadki, toovad väärtust, sest nad näevad, mis toimub sügavamalt. Nad näevad seda kõrgemalt kullipilguga. Ja teised kasutavad seda sama nägemust rikkuse loomiseks. Kasutavad neid teadmiseid, et siis teenida suuremat ja kõrgemat raha. Ja see on üks selline dilemma ja sisemine võitlus, mis on ka minu sees. Ma olen aastaid sellega tegelenud, selle peale tähelepanelikult aega andnud sellele. Et tulla kõige parema, õigema lahenduseni. See on selline hästi suur probleem tegelikult, mis maailmas on. Ja kahjuks see hall mass, nad isegi ei näe seda. Ja nad võivad nagu kuulda seda ja tajuda selle õigsust. Aga nad ongi nii ära programmeeritud, et nad ei anna aega olla tähelepanelik, näha, märgata, kuulata, tunnetada, tajuda. Ja sellepärast ongi nii palju ise tekitatud kannatusi siin maailmas, sest inimestes on see eraldumine. Ja seda kasutatakse täna veel ära täie vasaga, just selle sama COVID-i võltspandeemiaga. Tavaline gripp on pandud nüüd turbokiirenduse peale ja meid on programmeeritud. Meid on manipuleeritud, mõjutatud läbi neurolingvistiliste, psühholoogiliste tarkuste, veenmis-mõjutamis tarkuste, millele tegelikult on ligipääs kõigil. Aga vähesed reaalselt tegelevad enese arenguga, või nad tegelevad materiaalsete väärtuste kasvatamisega. Seega seal see haridus jääbki nagu pooleli. Ja siis ei suunata tähelepanu sinna, kus on tegelikult vajalik. Vaadake, maailm on niimoodi ära lõhestunud. Mul on siin Alampedja looduskaitsealal. See siin on, selle koha nimi on London. Ma olen siin hästi palju kalal käinud lapsena. Et puulootsikuga mulle meeldis hästi siin sõita. Et inimesed jaotuvad reeglina kogu see maailm, kas on hästi naiivsed või on hästi skeptilised. Ja millest see tuleb? See tuleb aju poolte tasakaalutusest. Et inimene, kes on hästi skeptiline, tema domineeriv aju pool on vasak aju pool. See tähendab seda, et inimese see keskmine aju, ehk siis see limbiline süsteem, see emotsionaalkeskus, see imetaja aju, selle töö ei ole käimas sellises mahus, nagu ta peaks. Seega inimeses puudub kõrgem empaatia. Selline holistilisem, hoolivam nägemus sellest, mis tegelikult toimub. Ja selle tagajärjel on aktiivsem inimese ajus R-kompleks, see esmane reptiilne aju, mille siis üks funktsioon on võitle või põgene reaktsioon. Ja meie motoorsed jääsemete liigutamine ja kõik siuke, ma väga sügavalt sellesse ei lähe. Selle tulemusena siis inimeses tekib selline meistri mõtlemine, et tema nagu valitseb. Ta ise ei tea seda, see on osaliselt ka nagu psühhopaatlusega seotud, et kuna ta limbiline aju pool, see emotsionaalkeskus, et ta ei saa nii palju neid oksüdotsiini
ja endorfiini ja dopamiini selliselt, et temas nagu säiliks terve intelligentsus. Ja kuna see R-kompleks on tugevamalt nagu töös, siis tema alateadlik esmane instinkt ja programm on säilitada ainult iseennast, äärmisel juhul ka oma peret. Ehk siis olla nii-öelda selline valitsev ja domineeriv nende naiivset üle, kelle domineeriv ajupool on siis parem ajupool. Ja kuna parem ajupool on domineeriv, siis see R-kompleks, ehk siis see reptiilne, esmane aju, ei ole sellises mahus töös, nagu ta peaks, ja inimene siis ei seisa enda eest. Ja ta läheb lihtsalt sellega kaasa, kuhu teda tõmmatakse. Ja siis tema emotsioonid juhivad teda. Ja vahet ei ole, kumbas ajupooles inimene on, kumb nagu domineerib, tähendab see seda, et teda on lihtne mõjutada, veenda ja manipuleerida. Ja tõestusmaterjal on tänaseks see sama, mis toimub maailmas. Ajupesu ja ajukontroll, see on programmeeritud, see on tehtud niimoodi, meid on kujundatud niimoodi, et meid saaks nagu siis nii-öelda valitseda, et me oleksime orjad. Ja iga inimene, kes arvab, et ta ei ole täna ori, siis newsflash. See, mis toimub, on täielik orjus. Ma olen siin täna maal, on laupäev ja mul ema on selline talispordifänn ja iluuisutamist vaatasime. Ja no kole on vaadata, kõigil on seal maskid ees ja käibki siukene ajukas maskeraad. Ja et kui minul inimesena on selline kõrgem vaade nendest asjadest, siis ma näen, kui ebameeldiv, ebamugav ja kole ja vastik see on, kuidas tegelikult inimesi mõjutatakse, neid voolitakse, manipuleeritakse, tõmmatakse kaasa igasugusesse koledusse. Et seda kõike süvendada, sest et ühel või teisel pidi tõmmataksegi kaasa ju emotsionaalselt. Et inimesed näiteks ostavad reeglina ikkagi emotsionaalsusest, et nagu tasakaalustada mingisugust ebatasakaalu iseenda sees, mingisugust dissonantsi tunnete ja mõtete vahel. Ja see on selline meeletu manipuleerimine, mõjutamine, veenmine käib praegu maailmas. Ja enamus inimesed ei tea selliseid asju, sest et nad ei viitsi lugeda, nad ei viitsi enesearenguga tegeleda, et hästi palju on tarku inimesi, kes loevad, kes vaatavad videosid, kes käivad läbi erinevaid koolitusi, aga nad ei kasuta seda infot, nad ei tegele sisevaatlusega, aruteluga iseeneses, et tulla selliste järelduste, mitte ka järelduste, vaid konkreetsete nägemusteni, et siin ei ole vaja midagi järeldada, lihtsalt tuleb olla tähelepanelik ja vaadata, mis toimub ümberringi. Siin ei ole mingit järeldust, see ei ole mingi doktoritöö, seda ei ole vaja kaitsta. See on midagi, mida on näha, tunnetada ja tajuda, kui inimene on piisavalt tähelepanelik. Ja see on see, mis toimub. Ja mina peale seda enda nii-öelda ülestõusu, kui mul olid need kasvajad käe peal ja see seljaoperatsioon ja sellest üles tulek suunas mind rajale, kus ma siis ka tänaseks olen. Et mitte sõltuda pankadest ja sellest nagu süsteemist, mis on meie jaoks nagu valmis voolitud, et see nagu oleks ka õige viis, kuidas elada. Et ma otsustasin, et ma lähen ja otsin viisi, kuidas tekitada võimalikult kiirelt ja lihtsalt raha, sest inimesed teevad seda ümberringi ja see on kõigile võimalik. Et me teenime nii palju, kui me teenime ainult sellepärast, et me ei oska teenida rohkem. Lihtne tähelepanek. Ja ma hakkasin siis otsima ja ma nägin juba alguses, et see COVID on tulemas, seega inimesed suunatakse tegelikult kõik internetti ja vaadake, mis toimub praegu. Mina alustasin sellepärast enda internetiteed, sest ma nägin, et see on tulemas. Et ennast turustada ja müüa on vaja kolida internetti. Ja on siis võimalik läbi interneti asju müüa. Ja ma õppisin on ju 3-4 kuud, kuidas Amazoni ja Alibaba vaheline nagu see toimimine käib, et näiteks müüa midagi füüsilist. Aga ma nägin, et see on
jälle see väga tugev tarbimisühiskond, et siis ma lihtsalt müüksin plastmassi raha eest, ainult et ise rikkaks saada, et täita oma unistusi, oma soove. Ma tahan ka oma maalappi, ma tahan ka oma maamaja ja oma põllukest, oma pisikest töötuba. Ma tahan seda. Ja see on see minu algne põhjus, miks ma üldse sellele rajale astusin. Et täita oma unistus, oma hingesoov, omad vajadused. Sealt edasi ma uurisin nii-öelda tütarfirmade interneti sisest ehitamist ja kõike seda ja lõpuks ma jõudsin siis müügilehtrini ehk müügitunneli loomiseni, milles kasutatakse hästi palju neurolingvistilist programmeerimist, mõjutamist, veenmist, just ära kasutada inimeste aju tasakaalutust nii-öelda. Ja ma olen selle asja endale selgeks teinud teoreetiliselt, ma olen tegelikult päris tugev selles kõiges. Sest ma olen väga väheselt kasutanud, et ma olen ka raamatu autor Success Unlimited with Maiko Johanson, kus on peale minu veel 16 autorit. Ja see oli esimene selline müügitunnel. Ma ei teadnud seda, et see siis on. Aga tänu sellele ma sain müüdud mingid raamatud ja ma sain veel rohkem e-maili aadress. Ehk siis see oli tegelikult, inglise keeles on selle nimi lead funnel, ehk siis müügivihjete tunnel. Anda ära midagi tasuta, et saada e-maili aadress, et siis sinna hakata saatma e-maile ja siis edasisi pakkumisi, mida mul näiteks oleks müüa või pakkuda. Ja ma olengi nüüd seda siis õppinud siin mitmeid aastaid. Ja olen selle selgeks saanud teoreetiliselt, ma ei ole seda veel praktikasse pannud. Ja olen loonud reaalselt siin sellist koolitust või kursust, pikk kursus, mis aitab seda nagu edasi tuua inimestele. Aga siin ongi jälle minu see dilemma, et see tegelikult ongi täna maailmas viga, see tarbimisühiskond. Meeletu tootmine, meeletu müümine, meeletu tarbimine. Laidetakse maha nii-öelda fossiilkütuseid, et need jätavad maru paha ökoloogilise jalajälgi ja sellepärast on nüüd tulemusena kliima soojenemine. Kiidetakse elektriautosid, sest see on nüüd nagu selline uus vahva trend. Tegelikult on selle ökoloogiline jalajälg täpselt sama. Ja võetakse ka meeletult metsi maha, et ehitada erinevaid serveri, farme, et just seda internetitööd nagu suurendada ja võimendada. Igatahes mina jõudsin tulemuseni siis, et kõige lihtsam oleks müüa, et tuua väärtust. Siis on kõige lihtsam, parem, kasulikum müüa informatsiooni, ehk siis teha endast koolitaja. Müüa informatsiooni, et siis ma ei müü plastmassi, ma ei müü mingisugust välist saadust või ma müün informatsiooni, ma müün teadmiseid, tarkuseid, et inimesed saaksid kasvada ja lähemale siis minna lihtsamini oma unistuste nii-öelda täitumiseni. Ja see on hea, aga selle miinuspool on ikkagi see, et ma jätan suhteliselt ikkagi ökoloogilise jalajälje, sellepärast, et seda kõike müüa, ma pean kasutama internetti ja mahukalt. Ja seega igasugune serverite, farmide kasvatamine nagu suureneks. Et ükstapuha, kuidas asjale vaatad selles duaalses maailmas elamisel, on alati midagi head ja midagi halba. Ja täna ma olen siis tuleviku koolitaja koolitusel, kus ma siis õpin, et mis oleks see minu nagu tugevam külg, kui valida üks koolitusmaastikul olev nagu ametinimetus, et mis siis nagu protsentuaalselt oleks minu nii-öelda tugevad ja nõrgad küljed, et siis mis oleks minu ametinimetus ja mentor ma olen juba mitu aastat olnud. See on üks viis, kuidas ma olen raha teeninud. Et ma olen siis passiivne, mentor on passiivne ja inimene küsib küsimusi, õpilane küsib küsimusi ja mentor vastab. See on selline suhe. Ja teine siis, kuna mul on hästi suured teoreetilised teadmised ja nägemused, et siis ma oleksin spiikrina kõige edukam. Et see sobiks nagu mulle. Et mul on võime rääkida. Minu elutee number on meister number 11 numeroloogiliselt, see tähendabki sõnumitoojat. Ma olen skorpion, on ju, tähendan transformatsiooni, muundumist.
et näha selliseid asju, et arutleda selliste asjade üle, et tuua väärtust. Ja siin ma nüüd olen. Ma tean, kuidas tekitada, kuidas luua raha lihtsalt ja kergelt, tuues kõige rohkem väärtust. Aga samas, et seda teha, on vaja kasutada ikkagi päris palju selliseid veenmise, mõjutuse nii-öelda teadmiseid. Ja seal on jälle kaks külge. Üks asi on see, et info suunamine konkreetse inimese kätte, kes otsibki sellisele probleemile lahendust ja ma aitaksingi teda. Ja neurolingvistiline programmeeringu nii-öelda selline nende tarkuste kasutamine, siis utsitaks teda tegutsema, et ta siis ostakski. Et lõpuks nagu vaba valik ja otsustamine jääb inimesele, aga ma tegelikult mõjutan ja suunan teda hästi tugevalt, kuigi ta seda otsib. Ja minus ongi see dissonants. Ja sellepärast ei ole ma endale sellist suurt rikkust veel loonud, sest et ma kaalun alati asjad põhjalikult ära, ma ei hüppa sisse, et enamus inimesed hüppavad tegelikult asjadesse sisse ja hakkavad tegema ja siis hiljem nii-öelda kas kahetsevad või siis kahetse. Et mul on pikk elu ees, seda ma tean ja siin 39-aastasena võin ma veel arutleda ja nämmutada neid asju nii kaua, kui on mulle isiklikult vaja. Aga et selline video siis tuli täna teile, ma rohkem sellel nüüd ei peatuks. Ma arvan, et ma sain edasi öeldud. Mis ma tahtsin, vaadake kui armsalt. Diegoga ilusti seljad koos. Oleme siin täielikus vaikuses. Siin on alati nii hea käia. Et linnaelu on ikka nii müra täis. Ma olen olnud seal nagu vangis selles pisikeses toas. Lihtsalt õppinud, keskendunult, tähelepanelikult. Üle töötanud ennast. Pidevalt crashin kokku, kukun kokku ja siis ma tulengi siia maale. Et kui ma ise nagu endas seda tarkust ei leia, kuna ma olen siuke intensiivne tegelane, siis mul tavaliselt ema helistab, et kuule Maiku, sul on nüüd vaja koju tulla, et ma tajun, et sul on nagu katus sõidab. Aga nüüd ma olen siis hakanud märkama enda käitumises seda mustrit ja nüüd ma siis tulin ise ennetades juba siia. Ja et siis tuua teieni see video täna. Kuna see on ikkagi kasvame koos lehekülg ja minu lubadus on olnud, et ma näitan teile oma arengut, jagan oma tarkuseid ja teadmiseid. Ja kui te vähekenegi aru saate, millest ma täna rääkinud olen, ja kes vähekenegi nagu on mu reisi nagu juba näiteks paar aastat jälginud, siis inimesed ongi see tarbimine, vaata. Aga et need videod, mis ma tegelikult olen teinud, need on nii kõige väärtuslikum info, mis ma olen jaganud tasuta, mis on väärt reaalselt miljoneid. Sest neid samu teadmiseid kasutatakse. Ja need inimesed on kõik nii-öelda siis rahalises mõistes miljonärid, kes seda kasutavad. Ükstapuha, kas nad on spirituaalsed gurud või nad on mingisugused eksperdid, autorid, spetsialistid. Nad kõik teavad neid asju. Nad kõik kasutavad neid asju. Ja nad müüvad neid asju läbi müügitunnelite. Nii et tihtipeale ei olegi vaja kuulata, mida inimesed teevad, võid vaadata, kuidas nad teevad ja mida nad teevad. Et kui te ei ole veel juhuslikult vaatanud, siis minge minu YouTube'i kanalile. YouTube'i kanali nimi on Maiko Johanson. Ja ma olen tekitanud sinna sellise playlisti, mille nimi on Sinu soov on sinu käskida või saladused, mida nad ei taha, et sa teaksid. Vaadake, kuulake hästi tähelepanelikult, mida ma teile seal jagan. Mõelge ja vaadake, mis toimub maailmas. Ja see on kõige väärtuslikum info üldse, mis tegelikult internetis saadaval on. Muidugi seda on võimalik paremini seletada ja kõige tähtsam on kompetentsuse hierarhia.
See, et mina täna olen võimeline nagu jagama seda infot, see on sellepärast, et mul on selge kompetentsuse hierarhia, ma olen selgeks teinud endale need asjad. Ehk alateadliku kompetentsuseni olen jõudnud, et seda jagada. Ja see ei juhtu üleöö. See on väga suur, raske, keskendunud töö ise endaga. Võtta informatsioon ja siis arutleda, juurelda, vaadata enda sisse, tunnetada, tajuda, mida see informatsioon teeb, kuidas ta töötab. Ronk. Järjekordsed tarkuse viidad minu ümber. Ja. Et kasvame koos, hoidke sabad rõngas ja järgmise korrani.